Siis rääkides selle põlvkonna autorkonnast, kes astus Eesti kunstiareenile, ütleme siis 70ndate algus, 60ndate lõpp, niisugune jõuline avangardistide plejaad, ehk Toomas Vint oleks kunstnik, keda mainida, kuna Toomas Vint sai 80-aastaseks ja me oleme talle pühendanud oksjonil eraldi peatükki. Meil on 4 tema teost esindatud just seal 80ndate, 90ndate aastate loomingust, mis tõi ka sellise, mitte just Toomas Vindi puhul, aga ka niisuguse postmodernistliku jõulise liikumise, mida ehk Miljard Kilk rohkem nagu siin oksjonil sõnastab, aga võib-olla siis natukene Toomasest ja ehk siis ka Miljard Kilgist kohe selle järel, mis arvaksid? Erineva natuuriga kunstnikud, Toomas Vint on mõnes mõttes kunstnik, kes on algusest peale olnud valmis, et see teemade ring, mida ta puudutab, maalide atmosfäär, seal toimub aja jooksul ja aastakümnete jooksul küll muidugi muutuseid, aga ei saaks öelda minu arvates, et need oleks väga radikaalsed või kardinaalsed. Ta ei otsusta ümber. Tal on hulgaliselt võimalusi 60 aasta jooksul ümber mõedla, aga ta ei tee seda. Kui siis ta on natuke sellisesse sürreaalsesse äärmusesse vahepeal kaldunud. Ja teatud muutused on, aga nagu Olav Marangi, et mingi teemade ring on tema jaoks ammendamatu. Et see looduses peituv pinge või ka looduses peituv harmoonia, metafüüsiline mõõde, kõik see pakub talle jätkuvalt huvi. Ja kui nüüd vaadata oksjonil olevaid töid, siis samamoodi nad on küll eri perioodidest, aastakümned on nende vahel. Ja on näha mingeid muutusi, aga need ei ole väga dramaatilised. Miljard Kilk seevastu teeb väga huvitavaid pöördeid, alustab hüperrealisti või fotorealistina ja töötab mõned aastakümned hiljem hoopis väga selliste sürreaalsete või muinasjutuliste süžeedega, mis on täitsa erinev lähenemine, et ühed poolt sa võtad reaalsuse ja kopeerid seda, kopeerimine võib-olla vale sõna, ütleme, annad reaalsust edasi tema mahlakates detailides, võimendad, nii et tekib mingi hüperreaalsus ja siis järgmine hetk allegooriad, muinasjutud, nägemused, unenäolisus, üpris erinevad lähenemised. Kilk on just hästi sügavuti tegelikult minu jaoks ka seesugune kunstnik, kes tegeleb üldse Euroopa kultuurimälu küsimustega ja kes väga palju interpreteerib ka oma loomingus sellist Euroopa mütoloogiat, nii et võib-olla need 2 oksjonitööd erinevad üksteisest sel määral, et üks tõesti on rohkem selline postmodernistlik väljaastumine 90ndate algusest ja teine siis käsitleb just seda laadi, mida me praegu puudutasime, pisut seda niisuguse poeetilisema, mütoloogilisema alatooniga maailma.